Tervist! Multivitamiinid ehk siis reeglina tegelikult nii erinevaid mineraalaineid kui ka vitamiine sisaldavate kapslite või tablettide tarvitamine on teadupärast väga levinud nähtus. Reeglina tarvitatakse multivitamiine lootuses olla tervem, ennetada erinevate haiguste teket ja süvenemist ja elada üldiselt pikemat ja täisväärtuslikumat elu. Kui ma vaatan erinevaid hinnanguid, siis võib öelda, et multivitamiinide tarvitamine on küll viimase 10–15 aasta jooksul pidevalt vähenenud, ent näiteks USA's tarvitab igapäevaselt multivitamiine hinnanguliselt kuni kolmandik elanikest. Ma küsisin neid numbreid ka Eesti Tervise Arengu Instituudist, aga nende vastusest ma sain aru, et Eestis selliseid andmeid tegelikult hetkel ei ole. Samas, kui ma uurin seda teemat oma tuttavatelt apteekritelt, siis nad kinnitavad, et multivitamiinid ei ole enam nii populaarsed kui näiteks 5 või 10 aasta eest, aga eks neid ostetakse päris palju ikkagi. Ja ostetakse ju ikkagi sellepärast, et ravimifirmad ja ka apteegid neid väga agaralt reklaamivad ja tekitavad sellise fooni, et sulle tundub, et kuidagi on nagu mõistlik neid tarvitada, sest nad mõjuvad sulle ilmselt positiivselt ja pikendavad su eluiga. Kas multivitamiinide tarvitamisest on siis tervise parandamiseks või hoidmiseks ja ütleme nii, et prognoositava eluea pikkuse tõstmiseks ka tegelikult mingisugust kasu? Varasemates teadusuuringutes on selle kohta saadud üsna vastandlikke tulemusi ja me üldiselt teame ka, mis on selle põhjuseks. Kui esiteks on selliste piki ehk longituuduuringute tulemuste moonutajaks see, et teatud osa multivitamiinide regulaarsetest tarvitajatest on keskmisest tervislikuma eluviisiga inimesed. Ehk siis nad teevad regulaarselt sporti, ei suitseta, ei joo ennast igal õhtul magama ja multivitamiinid on lihtsalt osa nende üldisest tervislikust eluviisist. Teiseks, antud tüüpi uuringute moonutajaks on inimesed, kes on keskmisest jällegi ebatervislikumad. Ehk siis nad ei tee sporti, suitsetavad ja joovad ennast igal õhtul magama. Nemad tarvitavad siis multivitamiine lootuses, sest saadav kasu kaalub kogu nende muu tervist hävitava käitumise üle, mida see muidugi loomulikult ei tee. Ja kolmas grupp on siis tegelikult selle eelmise grupi nii-öelda edasi jõudnud. Ehk siis inimesed, kes on oma tervise juba tuksi keeranud ja loodavad, et multivitamiinid on see imevahend, mis aitab neil säilitada elementaarset elukvaliteeti. Kui palju ja mil määral mõni neist kolmest grupist on varasemaid uuringuid täpselt ja millises suunas täpselt kallutanud, see on tõsine vaidluste teema, aga selge on see, et mõjutanud nad varasemaid uuringuid on. Aga pikemalt ma sel teemal jahuma ei hakka, sest ma räägin nüüd ühest uuest väga tõsiselt võetavast teadustööst, milles uuriti, kas multivitamiinide tarvitamine mõjutab tervete täiskasvanute enneaegse surmariski. Ehk siis, kas see annab meile eluaastaid lisaks. Antud uuringu aluseks on 3 erinevat USA's läbi viidud kohortuuringut, milles osalejate seast nopiti välja peaaegu 400 000 inimest ja nende keskmiselt 24 aasta vältel kogutud andmed. Et siis selle põhjal näha, kas multivitamiinide tarvitamine pikendab keskmisel tervel täiskasvanul eluiga. Selleks, et vähendada eespool tutvustatud 3 grupi moonutusi tulemustele, arvati uuringust välja inimesed, kellel oli vaatluse alguses diagnoositud mõni vähivorm, diabeet, maksatõbi või mõni muu sarnane raske haigus, kes olid üle elanud infarkti või insuldi, kes olid tugevalt rasvunud või alakaalulised ja lisaks võeti andmete analüüsil arvesse väga paljusid erinevaid näitajaid, mis oleks võinud lõpptulemust ühes või teises suunas mõjutada, näiteks uuringus osalejate sugu, vanus, kehamassiindeks, toitumise iseloom, haridustase, vähijuhtumite esinemine suguvõsas, füüsiline aktiivsus ja see, kas tegemist on suitsetajaga. Ühesõnaga, uurijad tegid kõik mõistuse ja võimaluste piires vajaliku, et uuringus vaadeldud eluea pikkus oleks mõjutatud just multivitamiinide tarvitamisest. Ja lisaks tehti veel 2 eraldi analüüsi, esimese 12 vaatlusaasta kohta ja hilisema kuni 15 vaatlusaasta kohta.
Ja kui kõik andmed kokku löödi, siis selgus, et multivitamiinide tarvitamine ei avaldanud ei surmariskile ega elupikkusele mitte mingisugust positiivset mõju. Ja veelgi enam, kui võrreldi multivitamiinide igapäevaseid kasutajaid nendega, kes multivitamiini üldse ei tarbinud, siis oli vitamiinisööjate enneaegse surmarisk esimese 12 vaatlusaasta jooksul koguni 4% kõrgem. No, kui ma nüüd vaatan selle teadustöö meediakajastust, siis keskendutakse väga palju sellele regulaarselt multivitamiini tarvitavate inimeste 4%-lisele surmariski tõusule esimese 12 aasta jooksul. Aga minu arvates ei maksa seda ka nüüd üle tähtsustada ja laias laastus kahel põhjusel. Esiteks, esimesele 12 aastal järgnenud kuni 15 vaatlusaasta vältel surmarisk multivitamiini tarvitajatel ei tõusnud ega vähenenud. Aga kui multivitamiinid oleks keskmise terve inimese jaoks mingisugune negatiivne laialdane tervisemõju, siis oleks see pidanud kindlasti avalduma ka selle viimase 15 aasta jooksul ja võimalik ja loogiline oleks eeldada, et isegi suuremas mahus. Teiseks, kui ma peaksin pakkuma, siis ma ütleksin, et see 4%-line surmariski tõus esimese 12 aasta jooksul on põhjustatud inimeste poolt, kellel ei olnud veel diagnoositud mõnda rasket haigust, aga kes ise tundsid ennast igapäevaselt halvasti ja pidasid oma kehva tervisliku seisundi tõttu vajalikuks multivitamiine tarvitada. Ja samuti võis neil olla ja nad lõpuks hauda viia 12 aasta jooksul, mis on päris pikk aeg, mõni harvemini esinev haigus, mille esinemist nende andmete uuringusse lisamisel aluseks ei võetud. Ja kui me nüüd üritame vastata küsimusele, kas multivitamiinid on täiesti mõttetud või isegi ohtlikud, siis on tegelikult õige küsida, et oleneb kellele ja kellele me peaks selle diagnoosi siis panema. Et kui ma vaatan ses vallas läbi viidud teaduslikke uuringuid ja muide minu arvates ei tohi kunagi teha lõplikke järeldusi ühe uuringu põhjal, vaid tuleb vaadelda nii-öelda tõendite tervikut, siis juhul, kui sa oled laias laastus terve täiskasvanud inimene, nii nagu need peaaegu 400 000 inimest selles uuringus, ja toitud enam-vähem normaalselt, siis ei ole sul tegelikult multivitamiine tarvitada absoluutselt mitte mingisugust mõtet. Kui sul tekib mõne mineraalaine või vitamiini puudus, näiteks on sul kehas liiga vähe rauda, siis sa saad teada selle kohta vereproovist ja siis soovitab arst sulle teatud preparaate. Ka on minu arvates Eestis elades ikkagi mõistlik tarvitada D-vitamiini. Kui aga sul organismis teadaolevalt midagi puudu ei ole, siis ei näi tegelikult multivitamiinide tarvitamine sulle ka midagi andvat. Samas, kui jällegi vaadata suurt hulka antud vallas läbi viidud teadustöid, näib multivitamiinide tarvitamine olevat mõistlik juhul, kui sa oled 65+ või 70+ vanuses, sest siis ei pruugi sa enam toidust kõiki vajalikke vitamiine ja mineraalaineid vajalikus koguses kätte saada. Meil on tegelikult päris suures koguses heal tasemel teadustöid, mis näitavad, et multivitamiinide tarvitamine parandab eakatel inimestel teatud määral nii füüsilist kui ka vaimset tervist kui ka võimekust. Samas ei ole multivitamiinid ka selle eagrupi jaoks mitte mingisugune imevahend. Näiteks selles üsna hiljuti avaldatud teadustöös uuriti, kas on olemas seos A, C ja erinevate B-grupi vitamiinide soovitatust madalama tarbimise ja taseme ning eakatel ilmneva füüsilise võimekuse languse vahel juhul, kui tarbitakse piisavalt palju kaloreid ja ennekõike valku ja 5 aastat kestnud ja keskmiselt 72-aastaseid inimesi hõlmanud uuringus seda seost tegelikult ei leitud. Multivitamiinide tarvitamine on tõenäoliselt mõistlik pärast teatud tüüpi operatsioone, näiteks pärast mao- ja soolelõikuseid, aga siis jällegi küsi oma arsti käest, et mida täpselt ta sul soovitab võtta. Multivitamiinide tarvitamine ei ole kindlasti 100% ohutu, nagu tavaliselt arvatakse. Eriti kui sa harrastad seda mõtteviisi, et mida rohkem, seda uhkem. Sest näiteks võtame beta-karoteen, mis muutub inimorganismis A-vitamiiniks, võib tõsta kopsuvähi riski ja teatud riskid on olemas ka näiteks raua, E-vitamiini ja kaltsiumi ületarvitamisel. Lihtsalt normaalselt või isegi loodetavasti võib-olla tervislikult
Pikema aja jooksul toitudes sa saad kõik mineraalained ja vitamiinid oma igapäevasest toidust kätte ja neid on sel viisil päris elus, päris toiduga väga keeruline üle tarbida. Aga toidulisanditega võib see ületarbimine tulla väga ootamatult ja väga kiiresti. Üks asi, mis nagu võib-olla minu kanali teemat ka rohkem puudutab, on see, et multivitamiinides leiduvad antioksüdandid, näiteks C-vitamiin, on piiratud koguses kindlasti organismile kasulikud, aga kui sa tarvitad neid väga suurtes, nii-öelda megakogustes, siis on nende üheks negatiivseks toimeks see, et nad vähendavad su treeningutest ja ma räägin siin kusjuures nii aeroobsest treeningust kui ka lihastreeningust saadavat tervisekasu, kuna nad suruvad alla füüsilise aktiivsusega kaasnevad positiivsed adaptatsiooniprotsessid sinu organismis. Teisisõnu öeldes ja lihtsamalt öeldes, sul on lihastreeningust ja aeroobsest treeningust vähem kasu, sa muutud vähem võimekamaks ja tugevamaks, sellepärast et sa ei saa vajalikke protsessi oma organismis läbi viia, kuna liiga suur kogus antioksüdante surub selle protsessi maha. See on väga huvitav teema, mis viimasel ajal on päris palju, mida on uuritud viimasel ajal päris palju ja ma kindlasti tahaks sellest ka teha lähitulevikus pikema video. Mis veel? Multivitamiinide või pigem küll teatud vitamiinide kasutamine võib olla mõistlik, kui sa harrastad mõnda teatud tüüpi toitumist. Näiteks veganid peaksid suhtuma väga tõsiselt sellesse, kas nad saavad ikka oma toiduga kõik vajaliku kätte. Sarnaselt, kui sa harrastad, ma ei tea küll, miks seda peaks tegema, aga ütleme, et sa harrastad mõnda väga radikaalset dieeti. Näiteks sa sööd kuu aega ainult banaanikoori või närid kuusepuud, siis võiksid multivitamiinid olla sinu jaoks samuti teema. No ja kui sa oled lapseootel, siis võib multivitamiinide tarvitamine olla mõistlik. Kuigi ausalt öeldes, kui neid uuringuid vaadata, siis on tõendid selle kinnituseks üsna hägusad. Ja tõenäoliselt sa saaksid sama tulemuse, kui toituksid täisväärtuslikult, tervislikult ja tarvitaksid piisavas koguses foolhapet või siis foolhappega rikastatud toiduained. Aga jällegi see on selline teema, kus sa peaksid kuulama oma arsti. Kokkuvõtteks, tervel täiskasvanud inimesel ei ole multivitamiine vaja. Jäta parem multivitamiinidele kuluv raha alles ja osta selle eest endale jõusaali kuukaart, sest regulaarsest jõutreeningust tekkiv kasu su tervisele ja elukvaliteedile on suurusjärgu võrra suurem kui ka kõige kallimatel multivitamiinitablettidel. Jõusaalis näeme!